Tere tulemast! Tänane kaardilugemine on meil pühendatud vähitäiskuule, mis hetkel meid mõjutamas on. Ja tema tipphetk on 7. jaanuaril kuskil kella 1 paiku hommikul. Ja nagu ikka on sinu ees 3 valikut 3 kiviga. Esimese valiku kiviks on angeliit. Teiseks valikuks on seleniit. Ja 3. on päiksekivi. Soovitan sul võtta hetke, hingata sügavalt sisse välja ja lasta oma sisemisel silmal, sisemisel tunnetusel valida, milline neist kaardilugemistest on just sulle. Kui sa sooviksid minuga personaalselt töötada, siis selleks on ka võimalus olemas ja kõik vabad ajad leiad sa minu kodulehelt ja selle info panen alla videokirjeldusse sinu jaoks. Nüüd aga asume lugemise juurde. Kui sina valisid enda lugemiseks esimese ja angeliidikivi, siis siin on sinu kaardid. Ja esimese hooga kohe on justkui nagu pidur peal sul hetkel. Ja see on hea pidur, sest et midagi uut on loomas. Ja kuna see kaardilugemine siin on häälestatud võtma vastu vähi täiskuu energiat, või mida vähi täiskuu energia sinu jaoks tähendab või kuidas tema sind praegu mõjutab, siis ta panebki sind nii-öelda hetkel peatuma, endasse vaatama ja siin on tunda, kaardidest on eks ju näha, et siin on mingisugune pinge, mis võib sulle tekitada ärevust, kuid samas seal sees on mingisugune sügav rahutunne, et sa tead, et see ootamine saab varsti läbi. See mingisugune tsükkel, mingisugune ring, mingisugune asi saab varsti läbi ja siis sa liigud edasi. Kuid praegu sa oled nii-öelda siukses ootamise, ideaalse ajastuse ootamisel, ütleme nii. Et siin on mitut viisi, kuidas sa võid seda nüüd kogeda. Kas sa koged palju ärevust ja sul on ebamugav ja sa püüad mõistusega nii-öelda läbi suruda mingeid ideesid või läbi suruda ennast nagu milleski, et lihtsalt peaasi, et ma siit välja saan. Või sa oled ära tundnud endas selle sisemise rahu, selle kesktelje endas, kus tegelikult on rahu, teadmine. Seal on kindel usk ja teadmine, et kõik läheb just nii, nagu on sinu kõrgemaks hüvanguks. See aeg on siin praegu sul mediteerida, rahus olla, puhata, usaldada, et sa oled endast kõik andnud praegu. Et siin on jah mitut moodi pinge, et pinge ei pea alati tähendama nagu negatiivsust. Pinge võib olla ka hea. Kuidas pinge saab hea olla? Pinge saab hea olla siis, kui sa oled mingit pusletükke juba saanud, sa oled mingit infokillukesi juba kuskilt saanud, aga pilt ei ole veel päris koos, aga sa tead, et pilt saab kokku. Ja siis sa nii-öelda hoiadki seda pinget endas, sa usaldad, et see pinge loob teemantit. Vaid sa ei jookse uisa-päisa seda energiat maha laadima, mis iganes tegevusega siis. Et siin ongi, kõik kaardid räägivad usalda ajastust. Aeg ei saa otsa. Aega on alati piisavalt. Sina oled ajameister. Et kui emotsioonid kipuvad praegu üle pea minema
siis ongi see, et sa leia see valgus, usk ja teadmine enda seest. Siin on ka vaata, näete, see valgus tuleb tema seest. Ja kõik need nii-öelda paigalseisukaardid, mis on siin, eks ju, ta istub, siis siin ta samamoodi. Need on kõik nagu usalduses ja rahus. Oota, praegu ei ole veel aeg. Asjad on loomises. Et siin võib olla ka sulle, kui sa selle grupi valisid, siis siin võib sulle ka kinnitus olla, et miski väga oluline sinu jaoks on hetkel loomises ja usalda seda. Ja siin samamoodi, eks ju, ta istub väga rahulikult ja enesekindlalt. Et see täiskuu praegu näitabki valgust selle peale, et kas sa usaldad, usud ja oled kindel endas, et sina oled teinud just täpselt kõik selle, mis on sinu võimuses ja sa oled nõus laskma asjadel juhtuda. Mitte olles ohvri rollis, vaid olles väes. Seal on erinevus. Ja siin see on ainukene kaart, millel on väga palju liikumist, eks ju, ja väga palju energiat. Sauade ja mastil ongi, see on tuleenergia, eks ju. Ja see ongi see koht, kus on kaks pidi, et kas sa tunned ärevust või sa tunned seda magusat pinget, et midagi on loomas. Et siin ongi kaks varianti. Et kui sa tõesti ärevusega jageled, siis ongi, et vaata, kuhu sa oma energiat paned, mis mõtetele sa jõudu annad. See on väga oluline siin. Mis mõtetele sa jõudu annad, eks? Et kui sa nagu näed, et sa püüad mõistusega midagi läbi suruda ja teha ja nagu ikka liigutada ja möllata ja olla, ja sa näed, et sul justkui tulevad alati, midagi tuleb nagu plokki sinna ette või midagi juhtub või siis tea, et see nagu põhjusega sulle sinna plokk praegu ette pandud, et ära püüa mõistusega midagi läbi suruda. Anna see projekt või anna see asi korraks nagu ära. Ja tea, et sina oled sinna kõik pannud ja sina usud sellesse täielikult. Oled omaks võtnud, et see nii saab. Ja müntide kuningas, eks ju, räägib ka materiaalsest küllusest ja sellesse usku ja kindlust. Ja see on ka küllus nagu iseenda arengus. Kui sa investeerid iseenda arengusse, siis küllust ka seal. Küllust, rahulolu, kindlat kasvu. Et ära praegu kindlasti lase välismaailma mõjutustel oma sisemist rahu paigast lükata. Ühe kaardi võtsin veel, seda tahtsin sulle hiljem näidata. Ja see on selline imeelus kaart. Ja naljakal kombel see kaart just räägibki nii-öelda kahe maailma vahel olemist, kahe oleku vahel olemist. Et kuidas sa seal hakkama saad, et see on päris huvitav koht, kus sa oled. Ja võib tõesti nagu katsumust tekitada sulle. Kuid mina siin küll mingisugust, siin on ikkagi siuksed tõerääkijad inimesed, sest Angeliit on ka, Angeliit räägib mulle praegu selgust, tõde, mõistuse selgust ka, ülearused hääled nagu, sa tunned ära, mis on ülearune hääl, et seda ei ole nagu üldse vaja praegu täiesti kõrvale. Et sina usaldad oma teed, isegi kui sellel teel on näiliselt praegu stopp ees. See ei tähenda stoppi sinu jaoks, see tähendab, et midagi veel paremat on loomises. Et siin ongi sa nagu ühe jalaga kuskil vanas natuke veel ja teise jalaga uues. Ja sa tead, et sa astud ka varsti selle teise jalaga sinna uude ja oled
2 jalaga maa peal, uue maa peal. Et sa oled nagu väga tublilt endaga tööd teinud ja kindlasti sa ei kuku enam tagasi sinna, kus sa olid. Et see, millest räägib, mis energia, millest räägib see müntide kuningas siin, on see, et sa oled endaga nii tublisti tööd teinud, kasvanud, ärganud, unest ärganud. Nii et siin küll enam mingit tagasiminekut ei ole. Isegi kui mõistus võib vahepeal nii öelda. Et jah, väga julgustavad sõnad sulle. Isegi kui sa tunned, et sa oled 2 maailma vahel ja üks lõpeb ja teine algab, siis tea, et sa oled täiesti õiges kohas, õigel ajal. Ja väga põnevil, mis see uus on siis, mis sa lood. Selline sinu lugemine. Soovin sulle kõike head ja mõnusat täiskuu aega. Kui sa valisid teise lugemise ja selle niidi, siis see on sinu sõnum vähitäiskuult. Siin lugemises esimene asi, mis mulle pähe tuli, on see, et seda vaatavad inimesed, kes on tagasihoidliku tuleenergiaga. Et kuigi siin kõige keskel on täiskuu neitsiskaart, siis see just nagu sealt nagu minul just õhkabki sükest tagasihoidlikkuse energiat. Kuigi siin allpool nendes on just nagu tuleenergiat palju ja eks ju number 8 kaart Taros on jõukaart, eks ju. Et see täiskuu aeg siin pigem kutsub sind mitte uskuma kõike, mis sinu alateadvusest üles tuleb. Ja ütleb sulle, et ohtlik on ennast näidata. Ohtlik on keset lava olla, kuigi tegelikult see on just miski, mida sa tahad. Ehk siis nagu näe iseenda ja tunne iseenda potentsiaali ja võta see täielikult omaks. Kaamera peal on 222. Nii et siin vähitäiskuu energia julgustab sind tulema oma kestast välja. Et jah, üks asi on olla kaitstud ja hoitud ja olla oma energias ja oma väes, kuid teine asi on ennast maailmast ära lõigata selle pärast. Ja lasta siis oma alateadusel teha endale selgeks kõik need viisid, miks mitte minna või midagi teha. Sul on vaja leida nagu oma inimesed, oma kommuun, kellega sa resoneerud. Oma inimesed. Emotsioonid käivad vahest nii üle pea, et nad teevad sul igast asju selgeks, mis tegelikult pole absoluutselt nagu tõde. See kaardi lugemine, üks sõnum on siin kindlasti see, et julge ennast väljendada, julge näidata, kes sa oled. Sa oled piisavalt teinud endaga tööd, et teada, kes sa oled. Ja ära pelga oma häält natuke valjemaks teha, niimoodi, et kõik seda kuuleksid. Sest sul on päris kihvte ideesid ja vaatenurki, mida inimesed ootavad, et sa jagaksid nendega. Et ma ei näe küll, et sa oleksid selline egoistlik inimene või kuulsuse maias või kuidagi sellist nagu, ma ei tea, kes seda ära kasutaks või nii. Et sinus on niisugust puhtus ja siirus ja kergus ja täiesti nagu seleniidi energia. See ei kao mitte kuskile, kui sa ennast näitad maailmale. Sina oled ikka sina alati. Ja sa väärid igati edu ja julge oma valgust maailmale näidata. See on igati vajalik praegusel ajal. Igatepidi nagu. Et see tuleenergia, sinus on nagu mingit niisugust juhtfiguuri või juhi energiat või sellist, et inimesed nagu kuulavad või vaatavad sind, kui sa oled tõeliselt omas elemendis ja voolauses ja
nii kirglikult jagad või räägid midagi, siis inimesed kõik kuulavad ja vaatavad, et sinus on mingisugune selline energia, et inimesed lihtsalt jäävad kuulama ja vaatama sind, ükskõik mis sa neile räägid. Selles mõttes, et sa nagu tühja sõnu ei loobi, eks ju, aga sinus on miskit, mis paneb inimesi nagu vaatama ja kuulama. Et ära pelga seda. Ja kui sa näiteks soovid ka tegeleda energiatööga või tervendusega või oled teinud mingeid kursuseid ja läbi selle avastanud, et mina tahaks ka inimestega koos töötada, siis selles lugemises siin on ka see vihje sulle, et sa oled valmis, sul on kõik selleks olemas, julget pealehakkamist on vaja, sa oled piisavalt hea, et natuke sihukest kahevõitlust on nagu olnud ja võib-olla see täiskuu nagu toob sulle eriti nähtavale selle miski alateadvusest, mis tegelikult on vaja vabaks lasta ja mis emotsioonid sind absoluutselt ei teeni. Nii, võtame kokku, mis siin siis kõik on. Vähitäiskuu sõnum sulle. Su elus on neid inimesi, kellega ka praktiseerida juba, kui sa soovid inimestega töötada. Et sa ei pea omaette neid asju mõtlema ja praktiseerima, vaid sinu ümber on inimesed olemas, kes on huvitatud sellest, mida sina pakud. Kes tahavad kuulda, mis sul öelda on. Tahavad kuulda, mis sul jagada on. Tahavad sinult õppida. Tea, et sinu energia ja sinu koodid ja see, mida sina maailma tood, on unikaalne, ainulaadne. Ära alahinda seda, et sinu maagia on sinu maagia. Ja inimesed tahavad sinuga töötada sinu maagia pärast. Mitte selle pärast, kui uhke kontor sul on või kui uhked asjad sul on või mis iganes. Sellepärast, et sinu koodid tõmbavad neid. Sinu maagia tõmbab inimesi. See on see, mis on atraktiivne inimeste jaoks. Sest energia kõneleb alati. Ja ka lihtsalt need hirmud, mis sul on, see alateadus sulle praegu viimastel aegadel on üles toonud või mis sa oled ka unes näinud. Need on vaja sul vabaks lasta. Ja lihtsalt võtta omaks, et need ei ole tõde. Ja panna enda jaoks paika, mis on tõde. Ja siis julgelt edasi astuda. Nüüd viimane kaart, mis ma sulle võtsin, on selline. Vaata kui huvitav, siin on nagu mull, ümmargune. Et see kaart kutsub sind ka nagu võimsalt oma häält, oma laulu, oma energiat, oma koodi kasutama ja laskma need maailmasse nii-öelda vallale. Sa ei tea kunagi, kes võib neid kuulda, kellel on neid vaja kuulda. Et mängi julgelt, see on sinu mäng. Ja sa ei pea kartma, et sinuga midagi juhtub energeetiliselt või mis siis saab, kui sa oled nähtav või mis siis saab, kui inimesed sind nüüd järsku hästi palju näevad. Sina oled ikka sina ei pea selle pärast muutuma. Ja sul on ikka oma praktikad, et olla keskmes. Sul on ikka oma tööriistad, mida kasutada, et olla sina ise ja nagu mitte miski, mitte keegi ei võta sinult seda ära. Ainult kui sa ise oma mõtetega lood omale nagu negatiivset reaalsusesse või teed endale nii-öelda selgeks, miks sa ei ole väärt seda või miks mitte teha midagi, siis see on see miski, mida sa ise endale teed. Aga väljapoolt keegi ei saa sinu energiale liiga teha. Lihtsalt ei saa, sest see on sinu energia. Et sinu süda kutsub sind miskit tegema ja miskit looma. Võta see kutse vastu ja järgi oma südant. Selline lugemine sulle. Kõik ilusad sulle. Nii, tere tulemast vaatama 3. lugemist ja päiksekivigruppi. Neid kaarte välja seades kuidagi jooksis mõte täitsa kinni ausalt öeldes. Et tekkis täiesti selline tunne nagu kramplikult hoitakse millestki kinni. Ja siin on
näha sugust rasket tööd ja vaeva ja millegi nimel on väga pingutatud. Aga samas energia on kuskil mujal kinni või energias see, mida sa saaksid kasutada oma töö jaoks või selleks, mida sa päriselt oled loomas, sa hoiad mingist muust asjast nii kramplikult kinni, et su energia läheb nagu sinna kõik. Et sa oled midagi uut loomas, aga selle energia on kuidagi nõrk ja see on nii vaevaline, et kuhu su energia nagu läheb. Et see vähi täiskuu kohe kindlasti küsib sinu käest, et mille külge sa klammerdunud oled, millest sa lahti ei taha lasta. Ja mis takistab sul seda lahti laskmast? Mis hirm sul on? Kus sa nagu kinni oled omadega? Et siin on mingi aspekt sinust hoiab minevikust kinni. Ja kuukaardina tuli sulle kuu loomine kaljukitses, mis ongi, et kui sa praegu suudad selle täiskuuga jõuda selle taipamiseni, millest sa kinni hoiad, mille külge sa klammerdunud oled, kui sa suudad sellega praegu rahu teha, oma energia sealt välja tõsta, täielikult välja tõmmata ja lahti lasta, siis sa saad uuesti teadlikult oma energia ümber suunata sinna, mida sa tegelikult loomas oled. Et see võib olla täiesti ka alateadlikult, et sa üldse ei teadvusta endale, aga palun jälgi neid emotsioone, mis sul praegu üles tulevad praegusel ajal. Ehk siis kuskil 3 päeva ennem ja 3 päeva pärast, nüüd 7. jaanuari. Või kuna iganes sa seda vaatad. Et siin on vaja tähelepanu viia sellele, millest sa kinni hoiad. Või kus sinu energia on. Mis sinu energiat tõmbab? Niimoodi, et seda kuskile mujale ei jagu. Sinu emotsioonid näitavad sulle seda. Sinu rahulolu näitab sulle seda. Kui sa oma energia ja väe tagasi kutsud, siis saab sinus ka uus pühendumuse leek süttida, kus aeg ja ruum ja kõik täiesti kaob ära ja sa pühendud oma tegevusel ennast. Pühendad ennast sellele, mida sa tegelikult luua tahad. Sest et see, millest sa praegu kinni hoiad või kuhu su energia nagu läheb, see nagu blokib sinu intuitsiooni ka. Et kui sa sellises nagu pinges oled ja võib-olla su keha on ka juba pinges, et kuidas su selg näiteks on, kuidas sa istud? Kas sa oled harjunud istuma niimoodi, et su selg on nagu kogu aeg või kuidagi nagu küürus natukene, et süda läheb kinni? See, kuhu see energia läheb, on ka su intuitsiooni nagu blokeerima hakanud. Sest et süda on kinni läinud ja seega on emotsioonid kinni jäänud. Ja sa võid ka näha, et see on, mõnele teist on see juba nagu korduv ka. Mitu tsüklit on niimoodi juba kordunud see. Ma soovitan sul analüüsida seda ja vaadata enda ümber, kuhu su energia läheb. Kas see tõesti on igal pool nagu õiges kohas? Ja kui ei, siis see lihtsalt tagasi kutsuda sealt. Ja panda see energia tööle selles suunas, kes sa tegelikult olla tahad. Praegu, nüüd. Sest kui sinu süda on avatud, kui sinu intuitsioon on avatud, kui see voolamine nagu kergem on, kui sa lased sellest klammerdumisest vabaks ja lased oma elu voolama ja tantsid eluga ja sinus on mees- ja naisenergia ka tasakaalus, ehk siis see loominguline pool on sinus avatud ja need loomingud ei jää ainult sul nagu nii-öelda mõttetasandile, vaid sul tekib ka reaalselt siis meesenergia poolt see inspireeritud samm, mida siis teha, millega siis elus edasi liikuda, eks ju. Ja selleks ongi vaja nagu teadvustada, kuhu su energia liigub või kus su energia on. Kas sa tunned ennast balansis, kas sa tunned ennast tasakaalus, kas sinu energia on kõik kodus kogu aeg või on see laiali. Et see on nagu väga oluline. Et kui sinu süda on avatud, siis sa võtad ka väljapoolt paremini vastu juhatust, kas siis reaalsete inimeste käest või siis nii-öelda vaimsete teejuhtide käest, et
kui energia kuskil kinni on, siis see mõjutab nagu kogu süsteemi, sinu energiasüsteemi. Mitte ainult seda punkti, eks ju. Et kogu loomisprotsessi mõjutab see, ütleme niimoodi. Et siin on vaja ennast natuke vabamaks lasta ja natuke hoog maha võtta. Ja mul jääb pilk jääb ka siia selle lapse peale. Et sellist lihtsust ja lapsemeelsust ja vaata, lapsed ei mõtle kunagi selle üle, et kas ma peaksin midagi tegema või ei peaks. Kui tal tekib tahtmine, siis ta lihtsalt teeb. Ta ei mõtle selle üle. Ta ei mõtle nagu, nad ei mõtle nii nagu täiskasvanud mõtlevad, et natuke sellist jäikust on siin. Et see vähitäis kuu juhatab sind vabamaks laskma enda emotsioonidel voolata, näidata sulle, kus sa kinni oled, kus energia vabalt ei voola. Ja viimane kaart, mis ma sulle võtsin, on selline. Jah, ja see kaart räägibki, siin on nagu vile, eks ju. Ja see kaart räägibki sellest, et olla tühi nagu heas mõttes. Et kui sinus on kas võõrad energiad liiga palju või sa oled ise millegi küll klammerdunud või hoiad nagu pingsalt midagi kinni või oled ise juba pinges, siis sinus ei ole seda ruumi, et uus info saab tulla. Ehk siis kui sa oled ka midagi uut loomas, kas või algusfaasides või ükskõik kus kohas sa oled midagi uut loomas, eks ju. Siis kui sa oled nagu nii jäigalt nagu energiat täis või nagu siuke tunne nagu ei saa nagu liigutada või pole nagu ruumi, siis ei saa ka uued mõtted, uued ideed, uus inspiratsioon tulla. Et siin ongi nagu kaks poolt sinust, et ühtepidi sa võib-olla teoorias saad kõigest aru, et jah, vabamaks laskma ja voolamises rohkem olema ja emotsioonid ja nii ja naa, aga teistpidi on nagu kuskilt sõidab mingi energia sisse, mis ütleb, et ei, et asjad peavad käima nii. Seal ei ole usaldust, seal ei ole ruumi üllatustele, heas mõttes üllatustele. Ja viimane sõnum, mis see täiskuu energia sulle toob, on see, et ole avatud vastu võtma informatsiooni väljaspoolt. Vaata kõigepealt üle, kuhu sinu energia läheb, kus see võib-olla kinni on, kas sinu sees on mees ja naispool tasakaalus, kuidas sinu sisemine laps ennast tunneb ja kas sinus on ruumi ja on sinu süda avatud, et võtta vastu informatsiooni, uut informatsiooni selle kohta, mida sa loomas oled. Selline lugemine sulle. Mõnusat täiskuu aega.